Head sõbrad, meie aeg ruttab edasi ja meid täna väga hästi kostitatakse Usuteaduse Instituudi poolt ja kell 3 meil on juba järgmine kohvipaus, aga selle vahele jääb nüüd Ingmar Kure sõnum meile Apostel Pauluse missioniteoloogiast ja olge head, oleme ilusti nüüd siin valmis mõtlema ja pärast rääkima. Ja, ma kasutan siis ekraani, et nii saab kiiremini, kui saate osa süsi ära lugeda ja sealt teha järeldusi. Tore, aitäh, et me jälle kohtume. On juba hästi meeles meie varasemad jutuajamised, eelmised konverentsid. Nii, aga ütleme ühe märkuse. Meil on Uue Testamendi teaduse konverents, missioni teemaline, aga mina ei ole Uue Testamendi teadlane. Me küll Randariga alustasime koos õpinguid ühes kooli pingis samade professorite juures, aga tema läks ühes suunas ja mina jäin natuke temast maha ja siis sai minust oikumeenik ja siis missioni teadlane ja selle tõttu minu meetod on teine. Me räägime samadest asjadest, samad kirjakohad, aga meetod on teine. Aga ma usun, et see ei ole mitte siis suur miinus, vaid võib-olla, et see on selleks, et rikastada Uue Testamendi kirjakohti, eksegeese ja ka Uue Testamendi teoloogia. See, mida me täna oleme kuulnud esimeses osas, ongi Uue Testamendi missioniteoloogia. See on suurepärane ja see teos ka siis niimoodi tuleb eesti keeles. Aga kui missioniteoloog vaatab Uut Testamenti, siis ta küsib teistmoodi ja näiteks ta küsib, mis asi üldse on mission. Uue Testamendi teoloog loeb evangeeliumit, nagu me kuulsime, ja ta märkab, siin on see missioni motiiv ja seal on teine missioni motiiv. Siin on väljaläkitamine, siin on kokkukutsumine, siin on kannatuse motiiv. Aga missioniteoloog küsib, et aga mis asi on mission? Mida tähendab mission? Mis on evangeelium? Ja kui me oleme sõnastanud evangeeliumi nii või teisiti, neid definitsioone erinevaid, kas siis, see on ikka missioloogiline küsimus, kas see on ka vastuvõetav, kas on arusaadav, kas see, mida me ütleme, on teistele aktsepteeritav ja ka järgitav, eks? See on kuulutuse situatsioon. No nii, ja selle tõttu mina siis küsingi praegu siin iseendalt kõva häälega ja teie käest ka, mis mõttes missioniteoloogia? Kui me ütleme, et Apostel Paulus oli missioniteoloog, seda ma tahaks väga rõhutada, siis mis mõttes? Mis on mission? Mis on missioniteoloogia? Et sõnad on olemas, aga tähendus vajab alles seletamist ja sisustamist. Sest arusaadavus on missionis tähtis. Kui me oleme ka kuulutanud ka kiriklikult, kirikus sees, väljaspool kirikut, diakooniliselt kuulutanud Jumalat, Jumala riiki, siis kas on sellest arusaadav? Ja see mõistete virvarr oli ka evangeeliumi ajal
evangeeliumi kirjutamise ajal, aga ka varem juba, kui apostlid kuulutasid nii nimetatud evangeeliumit, mida siis see pidi tähendama, sõna evangeelium. Apostel Paulus võtab täiesti profaanse sõna evangeelium. Me võtsime ka näiteid täna sellest, et seda oli vaja hakata sisustama. Ja see oli tähtis töö. Mulle tundub, et me tänapäeval oleme jõudnud umbes samasse antiikaegsesse virvarri, kus on ühel ja samal terminil erinevad tähendused, isegi mõistetel on erinevad tähendused. Ütelda Jumal antiikajal ei olnud üldse selge, millist Jumalat mõeldakse. Siis pidid juudid seletama, et meil on ainujumal. Ja kui apostlid kuulutasid evangeeliumit Jeesuse Kristusest, Rooma impeeriumis, teistes keeltes, teistes kultuurides, siis nad pidid jälle seletama, millist Jumalat nad mõtlevad, millist messiat nad silmas peavad ja mis on siis see Jumalariik. See vajas iga kord seletamist. Praegusel ajal ka. Ja mul tuli üks näide, ma tahaks väga teile seda näidet, konstrueeritud näidet rääkida, mis on üsna värske. Kujutame ette jalgratturit, kes sõidab Ukraina Butša linnas valge lipuga. Jalgrattur sõidab Butšas, me teame, mis Butšaga juhtus, eks ole, valge lipuga. Ta sõidab 23. veebruaril. See on siis üks päev enne sõja algust, aga üks päev pärast seda, kui sõda oleks pidanud algama. Mäletate, 22 olime pinges, sest Ameerika luure oli teadnud, et asjad sünnivad. Tegelikult olidki allkirjad juba antud, aga 23. hommikul ütlesime, sõda jäi ära, küll on hea. Nii, ja nüüd keegi lehvitab valget lippu. Miks sa seda teed? Mis mõtted sellel on? Me ainult mängivad seal piiri peal, eks ole, sõjavägedega ja diplomaadid tegelevad ja need prognoosid ei läinud täide. Mida sa oma lipus siin lehvitad? Nii, kujutame ette seda sama jalgrattureid 23. märtsil Butša tänaval sõitmas. Siis, kui linn oli okupeeritud, siis tähendaks see lipp seda, et ta on snaiprite märklaud. Ta on vaenlane kellegi jaoks. Lipu värv on vale, ta on punane olema. Võib-olla oleks siis pääsenud, ei tea seda ka. Kujutan nüüd ette jalgratturid valge lipuga sõitmas Butša tänaval 23. aprillil. Siis, kui laib on ära koristatud, rinne on sealt ära läinud, aga mida sa lehvitad seda valget lippu, sõda ei ole läbi, meil ei ole mingit rahu. Kõik on alles pooleli, kõik vajab alles tegemist ja kannatusi, võitlusi on palju veel ees. Et nii on nende puhaste lehtedega või puhaste sõnadega, mõistetega, terminitega. Evangeelium, misjon, aga mida see tähendab? Missioni teoloogias on siis missionid defineeritud. Ma näitan seda praegu siin, sest et kõik, kes on siin instituudis missionit õppinud, teavad seda peast väga hästi ja on alati saanud head hinded. Aga et oleks öeldud, missioni teadus muidugi muutub ja on muutunud viimase 100 aasta jooksul kardinaalselt. Oma arusaamadest, ka selles arusaamises, mis on tema eesmärk ja mis on motiiv ja on siis selgeks tehtud, selgeks räägitud vähemalt üks asi. Missioon on Jumala missioon. Ei ole kiriku missioon, ei ole kellegi meie isiklik, vaid Jumala missioon ja kirik osaleb selles. Ja siis tuleb õndsuslooline, nagu te näete, õndsuslooline definitsioon. Missioon on, ehk siis Jumala missioon on.
pühakirjas ilmutatud kolmainsa Jumala plaan inimese päästmiseks, mille kohaselt Jumal Isa, ütleb see trinitaarsus sisse, eks ole, Jumal Isa, Poeg ja Püha Vaim on selles osaleja. Jumal Isa lepitab pattu langenud inimese iseendaga oma poja lunastus surma ülestõstmise läbi ning sünnitab uuesti Püha Vaimu väe läbi. Ja mis on siis? 9. punktina tuleb kirik sisse. Vanasti alustati kõiki kirikust. Kiriku levitamine, laiendamine, see on missioon. Nüüd on ta 9. kohal. Ta on olemas, aga ta on õiges relatsioonis, õiges suhtes sellega, mida Jumal tahab teha, nagu me nüüd asjast aru saame. Ühendab Kristuse osadusse ja tema teenimisse kirikus. Ja siis kirik muidugi kasvab selle tõttu. Kus ta toob kogu loodu saatane valitsuse alt oma kirkusse. See on see teleoloogiline, eskatoloogiline, see lõpule viimine. Aga ka kogu loodu on nüüd siia sisse võetud. Mingitel aegadel 19. sajandil, me mäletame evangeelse missioni, evangelikaalse missioni aegu, kus öeldi, et tule põgene ära sellest patusest maailmast, see läheb hukka. Päästame hinged, eks see on kõik väga õige, aga praegusel teadmiste ja arusaamate juures on Jumal ikkagi oma loodu eest ka hoolitsemas ja tal ei ole tahtmist seda ilmtingimata ja võimalikult ruttu hävitada, vaid ta teeb oma missionit kogu oma looduga. Inimene ja kirik, inimese heaks ja koos kirik. Mul on siin üks saksakeelne definitsioon ka, mis on päris hea ja lihtne tõlkida. Peter Bayerhaus, minu professor, minu õpetaja, missioni ala. Mission on kuulutav, sakramentaalne ja diakooniline tunnistus ja esitlus igavesest päästest Jeesuse Kristuse selles vahendamises, esile tulemises, tema kiriku, koguduse ja tema volitatud välja läkitatute läbi. Et siin on siis kuulutus, siin on sakramentaalne osa, siin on ka diakooniline töö. Nii, nüüd siis on mul rääkida kolmel teemal, kolmes punktis. Apostel Pauluse kutsumine Jumala missionisse. Teine siia juurde oleks see, kuidas Paulus defineerib evangeeliumit, mida ta kuulutab. Ja kolmandaks apostel Pauluse missionistrateegia. Paulusega on nõnda, et tema peab ennast ära valituks. Ta nimetab ennast ära valituks juba ema ihust peale. Aga see, kuidas ta räägib, see on tema pöördumise lugu, selle Galaatia kirjas ja apostlite tegudes, ta räägib seda sellisel viisil, nagu ta kordaks Jumala sulast Jebet Jahvet, Jesaja raamatu Jumala sulast. Ta kõrvutab ennast sellega ja see on nüüd, see ei ole mingi uus asi, aga juba viimased paarkümmend aastat on siis nii hästi eksegeesid, Uue Testamendi eksegeedid kui ka missiooni teadlased võtnud seda kui väga huvitavat paralleeli, mida me sellega peale hakkame. Nii, Galaatia kirja 1.15 ütleb tema isaga kui Jumalale, kes minu on ema ihust alates välja valinud ja oma armu läbi kutsunud, oli meelepärane ilmutada mulle oma poega, et ma kuulutaksin evangeeliumit temast paganate seas. Siis ma ei hakanud arutlema liha ja verega, vaid ega läinud isegi Jeruusalemma, kes enne mind olid apostlid, vaid läksin Araabiasse ja pöördusin jälle tagasi Damaskusesse. Jesaja
räägib umbes sama. Kuulge mind, saared, ja pange tähele, kauged rahvad, issand on mind kutsunud ema ihust. Alates mu ema üsast on ta nimetanud mu nime. Ta tegi mu suu vaheda mõõga sarnaseks, peitis mind oma käe varju alla, ta tegi mind teravaks nooleks, talletas mind oma nooletuppes ja ta ütles mulle, sina, Iisrael, oled mu sulane, kelle läbi ma ilmutan oma au. Nii et siis jah, on selline paralleel täiesti ilmne, kuivõrd teadlikult Paulus seda ennast asetab nii-öelda Jesaja saabastesse. Me ei saa kahjuks tema käest praegu küsida, aga me saame selliseid oletusi teha ja need on muidugi väga huvitavad, väga põnevad. Seda siis esiteks, ta on ema ihust kutsutud. Teiseks, ta on kutsutud Jumala missionisse, Jumala missionitööd tegema. Nii nagu me kuulsime enne, ta on Jumala ori. Ja see järgmine koht, mida võime võrrelda, on Pauluse pöördumislugu, mida ta siis räägib teist korda apostlite või raamatu autori Sule läbi. Nüüd tõuse püsti ja seisa oma jalga. Ta räägib sellest, mida talle Kristus ütles. Nüüd tõuse püsti ja seisa oma jalgadele, sest mina olen sulle end näidanud selleks, et sind määrata sulaseks ja kõige selle tunnistajaks, mida sa oled näinud minu juures ja näed, kui ma sulle end veel näitan. No see lugu läheb edasi, ma kaitsun su välja juutide paganate käest, kelle juurde ma suu nüüd läkitan. Avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole, saatana meelevalla alt Jumala poole, et nad saaksid pattuda andeks andmise ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu kaudu minusse. See 18. salm on enam-vähem sarnane meie missioni definitsioonile, mida me lugesin. Siia on ühte lausesse kõik see kokku võetud. Ja, aga tulles tagasi Jesaja Jumala sulase laulude juurde, mis me siin loeme. Ja nüüd ütleb issand, kes mind ema ihust alates on valmistanud enesele sulaseks, et tuua Jaakob tagasi tema juurde ja koguda Iisrael tema juurde. Ja siis Jesaja 49:6 järgi peab sulane olema paganaile valguseks. Et siis see on see paganate missioon, mida ka Jehova sulane teeb. Jesaja 52, mida neile ei ole jutustatud, seda nad saavad näha ja mida nad ei ole kuulnud, seda nad saavad teada. Eks ole, see ei ole mitte mõeldud siis Iisraelile, vaid just nimelt paganad. Et mõlemad on kutsutud paganate kas ma saan öelda apostliteks. Paulus nimetab ennast apostliteks. See on huvitav, mulle on see huvitav. Ja võib-olla paneme raamatusse kirja, me Randeriga veel võtame kriitiliselt läbi, võib-olla see teooria võib arenenud, sa tead sellest rohkem, ma pean veel vaatama kirja. Aga sellega seoses, kui me mõtleme Pauluse peale ja kui ta ennast nõnda võrdleb selle Ebed Jahvega, Jumala sulasega, siis võime mõelda ka seda, et Paulus, ja see oli tähtis Pauluse missiooni strateegia jaoks, Paulus mõtleb niimoodi, mind on valitud ema just, mind on issand kutsunud, milleks? Selleks, et viia lõpule Ebed Jahve alustatud tööd. Ta jätkab seda tööd. Tahaks väga praegu öelda midagi Eesti evangeelse luterliku kiriku kohta. Tänane Eesti evangeelse luterlik kirik defineerib ennast kui 13. sajandil Eestisse jõudnud kiriku töö jätkaja. See on see järjepidevus.
reformatsioon ei muutnud mitte midagi nendes eesmärkides, suundades, mida Kristuse kirik oma missionäridega läbi teeb, aga nii ka Paulus. Olgugi, et ta on vana seadus, aga Kristuses me viime selle tööd edasi, viime lõpule. Aga ta teeb ju samuti nagu ka Jeesus. Ka Jeesus ju on võrreldud. Ta ise ennast võrdleb ja apostlid võrdlevad Jeesust Jahvega. Ta on nende ettekuulutuste elluviija, Paulus, ja ta ka ohverdab pagana rahvad Jumala altarile, see on Rooma 15:16, ja ta laseb ka oma enese verel voolata. Nii et siin on ka üks väga huvitav motiiv. Juba lähen järgmise punkti juurde. Siin on nüüd koht, kus võite küsimusi vahele küsida, kui on midagi või protesteerida. See Pauluse enese mõistmine kutsumises, siis missiooni ülesandes ja selle täideviimises. Aga lähen edasi. Evangeelium, mida Paulus kuulutab. Sellest see läheb väga pikalt ja mitte väga sügavalt, sest see on meil eestikeelses kirjanduses mitut moodi läbi kirjutatud ja jällegi professor Randel Tasmuti töödes on isegi mitu korda ja korralikult defineeritud, mida Jumala evangeeliumi all mõelda, aga ma ütlen ainult paar ääremärkust. Ja see, kuidas asi mulle tundub. Pauluse missioniteoloogia on situatsiooniline. Ja ka see, kuidas ta kasutab mõisteid ja kuidas need omavahel kokku seob, et sellest saab teoloogia, isegi süstemaatiline teoloogia, et see on situatsiooniline. Ma tahan sellega öelda, et ta ei ole mitte niivõrd kontekstuaalne, kuivõrd konstellatiivne, ehk selles mõttes situatsiooniline. Praegusel ajal räägime kontekstuaalsest teoloogiast. Ütleme juba mitte 100 aastat, aga vähemalt eelmise sajandi teisest poolest on see olnud üks populaarsemaid meetodeid, kuidas teoloogiat teha. Kontekstuaalne teoloogia, sellest tulenevad kõikvõimalikud erisuunad teoloogias on vabastusteoloogia, on poliitiline teoloogia, on feministlik teoloogia, on black teoloogia, Jumala surmateoloogia, mida iganes. Võta kontekst ja ehita sinna teoloogia peale. Ja nii tehakse ja see on ilmselt põhjendatud, et nii tehakse. Me võime natuke muidugi nalja ka visata, sest need teoloogiad jäävad kitsaks, piiritletuks, aga nii tehakse, järelikult selleks on põhjust. Ja eks on ka Paulust püütud panna ühte või teisse konteksti. Ja selles kohas ma tahan teda sellest välja tõmmata niisugusest kontekstuaalse teoloogia paradigmast, mis on olnud populaarne viimasel ajal, öeldes, et jah, Paulus jutlustab eri gruppidele, sihtgruppidele erineval viisil, erinevate argumentatsioonidega. Terminoloogia on muidugi sama, räägib evangeeliumit nii siin kui seal, aga see, kuidas ta evangeeliumit seletab, on erinev. Ja võib-olla ikkagi see ei tule sellest, et just kui peaks evangeeliumit kuidagi kohandama, suupäraseks tegema. See on natuke kriitiliselt öeldud sellise kontekstuaalse meetodi suhtes, vaid et viia kokku, see situatsioon lahendada, viia kokku evangeelium ja inimesed, kes vajavad evangeelium. Tema seal vahel on siis see vahendaja. Ehk üks parem sõna on siis konstellatiivne. Mul on näide. Me teeme nüüd siin Anneli
juhtimisel hingehoiutööd ukrainlastele. Mina lähen hotelli, olime kokku leppinud, ukrainlased on seal, nad vajavad abi ja nüüd helistab Anneli, ütleb, et mine sealt ära, mine teise hotelli, sind on vaja teise hotelli, siin pole sul midagi teha. See tähendab, mina muudan oma asukohta ja ma lähen sinna situatsiooni, kus seda on vaja. See on see konstellatsioon, et omavahel viiakse kokku see, kelle olulised, sellel hetkel olulised tegijad. Hea küll, ma lähen teise hotelli, tõesti, seal on abi vaja, aga mis abi ma annan? Ma annan ikka iseennast. Ma ei ole tee peal vahepeal targemaks saanud. Annan iseennast ja seda ongi vaja. Evangeeliumit on kõigile vaja. Kõigile rahvastele, kõikides kultuurides, kõikides kontekstides, aga vaja on evangeeliumit. See, mis on üks ja ainus, see, mis tuleb Jumalalt, see, mida Jumal tahab inimestele anda. Et niimoodi ma vaatan Pauluse kuulutatud evangeeliumile. Kui ta räägib usk, õigeks mõistmine, lunastus, lepitus, pöördumine, päästamine ja kõik need, mida me süstemaatilises teoloogias kasutame, need on ajendatud situatsioonidest, milles on siis tolle aja maailm ja milles on apostlid ja milles on tema ise. Milles on Kristus neid asetanud. Seos evangeeliumi kuulutuse ja inimese pöördumise vahel on ilmne Apostlite tegude raamatu teadete põhjal. Tähendab, see situatsioon on see, et inimesed pöörduvad, tegelikult ka pöörduvad. Nad kuulavad, eks Apostel Peetrus 4 päeval jutlustab ja palju siis 3000 meest, kes seal veel olid. Mis me nüüd peame tegema? See on situatsioon. Mis me peame tegema? Ja mingit eeskirja ei ole apostlitel, see on uus olukord. Ja siis Peetrusel tuleb vastus, parandage meelt, laske ennast ristida. Teevad seda püha vaim. Jumal tegutseb omal viisil kaasa. Nii et Jumala sõna levib ja kasvab, kui kuulutatakse evangeeliumit. Ja see paneb nüüd sunnib ka apostel Paulus kirjutama oma kirjades niisuguseid teoloogilisi üldistusi ja täpsustusi ja omavahel ära seletama, mida tähendab lepitus, pöördumine, päästmine, õigeks mõistmine. See on situatsioonist tuleb. Seda ma tahan. Paulus ka lausa kiidab Thessaloniklasi, et on evangeeliumi vastu võtnud. Hea olukord, hea tulemus missionis, kui kuulutatakse ja see ka vastu võetakse. 4 aspekti, mida Paulus tähele paneb, mille ta reageerib, annab vastuse. Evangeeliumi sisu on Jeesus Kristus surma ülestõusmine, selge. Teiseks, kui Paulus pöördub paganate poole, lisandub olulise täiendusena evangeelium tõelisest elavast Jumalast. Paganad ei tunne Jumalat, seda elavat Jumalat. Juudid tunnevad, neil on vaja Jumalast rääkida. Neil oli vaja rääkida midagi, ma kohe tulen selle juurde. 4. Jumala evangeelium esitab niisugust Jumalat, kes laseb Jeesuse surmal ja ülestõusmine toimida lepitusvahendina. Ja 4. on ka see võitluse või antagonistlik motiiv, Jumala vastane, kes takistab inimesse päästmist, kes tahaks inimest hukutada, aga evangeelium seisab sellele vastu. Ja nüüd selline hästi lihtne võrdlus, kuidas apostel pöördub juutide poole või me teame nendest juudi kristlaste kontaktidest ja jutustest. Teine, kuidas ta pöördub paganate poole, üks ja sama evangeelium. Juutidele räägib Paulus Jumala vihast ja ähvardab kohtuga.
sest neil on teada käsk. Viidates juutide moraalsele allakäigule seaduse õndsusloolide täide saatmisele Kristuses. Neile saab seda niimoodi rääkida. Teiseks, Jeesuse Kristuse kui seaduses ja prohvetides ilmutatud Jumala õndsustõotuste täide viia. Ta kuulutab Kristus, kes viib täide seda, mida ja nad ju teavad juba oma Toorast ja teistest pühakirjadest. Kolmandaks, üleskutse pöördumisele uskumisele ja siis õpetus päästmisest Kristuses. Aga paganate poole pöördudes. No selle kohta meil isegi rohkem pidepunkte ja rohkem kirjakohti ja neid arendusi tema teoloogias ja need tulevad tema pöördumisjutlustest või tähendab selle tõttu, et jällegi situatsioon seda nõuab, kus ta valmistab ette kuulajaid ja apelleerib nende südametunnistusele. Ta peab ära seletama, mis on loomulik Jumala tunnetus. Kuivõrd antiikne kultusvaenulik ateism polnud üldisest religioossest mõtlemisest kahjustatud. No see on nüüd see, jesuiidid tegid seda järgi Hiinas ja Jaapanis. Kas see niimoodi töötab? No Paulus ka. Ja püüab äratada neis süütunnet ning asetada nad Jumala kohta. Seda ta teeb. Esimese Thessalonika kirik, see Thessalonika kogudus on siis tüüpiline pagan kristlaste kogudus. Näitel eeldatakse kuulajad ära pöördumist ebajumalatest, tõelise Jumala teenimist. Missioon paganate keskel ei alga mitte Kristusest jutlustamisega, vaid kuulutusega Jumalast. Jeesuse Kristuses räägitakse kui taevast tulevast Jumala pojast ja siis päästjast, eks ole, eskatoloogilisest päästjast. Jeesuse uskumisväärsuse kinnituseks on tema ülestõusmine surnust. Nii palju siis evangeelium kohta. Ja nüüd ehk siis kõige põnevam osa, ma loodan, on Pauluse missiooni strateegia. Üllatav, Paulusel on oma strateegia. Kust ta selle sai? No need kirjakohad, mis me päris juba siin tükk aega tagasi lugesime, et ta võttis, ta sai väga palju ideid Jumala sulasest, Jesaja Jumala sulasest. Ma usun, et püha vaimul neid ta väga ise ei püüdnud see neid kuidagi vägivaldselt, aga need suunasid teda. Selleni me jõuame. Kuivõrd Paulus oli oma tegevuse üles ehitanud suurtele plaanidele või tegutses ta situatsioonist tulenevalt ainult. Mõnikord ka on püha vaim, me teame seda kirja kohta, kus vaim käseb tal otsa ringi pöörata, minna hoopis mujale, tal olid oma plaanid, aga ta viidi mujale, teise kohta, tegi seal, mida oli vaja teha. Nüüd, see on nagu ajaloost pärit meie missiooniteoloogid 100 aastat tagasi arvati niimoodi, et Paul Vern, see on üks katoliiklik missiooniteoloog, kirjutab sellise suure paatusega. Tõelise kotkana vaatas Paulus kõrgusest missioonikaardile ja tõmbas sellele oma tulevikuplaane. Nii kirjutati omal lähel, ongi. Ja kui meie vaatame piibli taga, üliõpilistele vaadake antiikmaailma. Aga Martin Schlung, ma ei tea nüüd, mis konfessioonist, ma ei mäleta. Tema märkas, ta hakkas siis nagu korralik üliõpiline, hakkas siis neid jooni tõmbama, eks ole, meil on ju teada. Esimene missioonireis, teine missioonireis, kolmas missioonireis ja lõpuks siis teekond Rooma. Püüame siis need ära märkida kaardile. Ehk tuleb mingisugune mingi rütm või mingi strateegia, mingi arusaam,
miks ta neid radasid niimoodi valis? Ja see Martin Schlunk märkab, et see on võimatu, on sellest mingit loogikat välja lugeda. Lihtsalt siksak üle mere, Vahemeri muidugi võimatab, aga maad mööda ka. Ma võtsin siin ühe pildi, vaat siin on Pauluse missioonireisid. Ma ei tea, kas tudengid peaksid ka vastama eksamile. Esimene reis, teine reis, joonistama. Niimoodi lugedes, niimoodi nummerdades ei pea. Aga mis meil puudu on, meil puudub see täpselt seesama situatsiooni teadmine, et kõik need meeletud vestlused ja asjad, mis Paulusel oma töötajate ja koguduse liikmetel oli, kes võis ütelda, nii nagu praegu Anneli siin, eks ole, et aga lähme nüüd praegu sinna Filippi, sest me ei tea mitte midagi. Me ei tunne seda mikrostruktuuri ja mikrosuhtlemist, ei tunne seda võrgustikku. Ja kui see, mis meie praegu teeme ELK-s siin praegusel aastal, seda ei taipa ka, kui loetakse meie kiriku lugu 50 aastat hiljem. Praeguse ukrainlaste ja kõige sellega. Midagi teatakse, aga ei tea, mida meie siin praegu räägime, kui see salvestis ka ei jää. Muidugi me ei tea, aga ja selle tõttu see pilt on üsna kirju Paulusel. Ma ei tea, kas piibliselts teeks midagi selgemaks või oma uuest piiblisest. Ega midagi juurde panna. Midagi juurde panna ei saa. Ainult asi, siis peab panema minu keskajal pildi piibli tegema. Iga sündmuse juurde pildi ja kaardi, et siis täpselt. Paulus kott ja kepp kaasas. Aga mille eest teoloogile palka makstakse? Selleks, et nad ikka uusi teooriaid välja mõtleksid. Ja kui Martin Schlunk märkas, et see on niisugune kaootiline siblimine Pauluse mööda siis Vahemere maid, Martin Tibelius, me mäletame teda noorusest, tema ütles, et siin ikka on oma loogika. Paulus liikus mööda neid radasid, kus olid head liiklusolud, kuhu ei minna, nii lihtne. Ärge üle mõtelge. Olid ju need kaubateed, mis olid ehitatud idast läände ja merd pidi sai ka minna, sadamatest said laevad. Oligi miks. Ja, aga järgmine teoloog ei jää sellega rahule. Ja on keegi Miks, ma ei ole rohkem temast lugenud, ma tema kohta ainult saanud tsitaadid, kas on inglise teoloogi Ameerika pärast vaatan järgi, kui te tahate teada saada, vaadake ise. Wayne Miks, tema jällegi ütleb, et ei ole mitte juhuslikult tema Pauluse käigud ja kohad. Ja ka mitte ainult see, et on hea minna või odav pilet, vaid ta otsib impeeriumi provintsi keskuseid. Väga sihipärane. Seal, kus on see metropol. Sest kui sinna asutada kogudus, minu meelest meie sinuga õppisime sellel ajal, Eino Kaamer meile õpetas umbes niimoodi, et need on need metropolid, et kui sinna asutada kogudus, siis on missionäri töö tehtud, läheb järgmisesse ja see kohalik kogudus hakkab juba levitama informatsiooni oma piirkonnas. Väga hea mõtlemine. Pagana maailma keskustesse, mis tõmbasid Paulust ligi, ta ju unistab Rooma minemised, Rooma pääseb ka lõpuks Rooma, et seal kuulutada. Nii et see on oma loogika. Saame kokku võtta need sellised argumendid, vähemalt 4 väga kaalukat motiivi või suunist meile järgida oma ajagraafikut, peatuspaiku ja radasid valis, mida on üksindeks oli koos oma kaaslastega. Töötamine seni missioneerimata alal. Ta ütleb see selgelt. Ma lähen sinna, kus ei ole varem käidud. Teine tema meetod, ta vajab diasporaa juudi kogudusi.
on ju, eks ole, Kreekas näiteks järjest, kui ta tuleb põhjast lõunasse alla, siis ta alustab, see on omamoodi skeem, ta alustab alati sünagoogist, nii, ja siis mõne aja pärast visatakse ta sealt välja tänavale, siis ta läheb tülli nendega, ta kuulutab teist evangeeliumit, see ei ole enam vastuvõetav, aga ta visatakse välja, mõnikord saab peksa ka, aga ta ei tule välja üksinda, vaid ta tuleb koos proselüütidega sünagoogist välja ja nendega ta asutab koguduse. See on skeem Paulusel. Jutlustab juudi sünagoogi, seal ta saab kuulajad, ta tahab juutidele esmalt, aga juudid loobuvad ja ta leiab seal siis need jumalakartlikud ja presolüütid, need on vist ilmselt 2 eraldi. No kolmas on see orientatsioon Rooma impeeriumi provintsidele, provintsi keskustele, tõsi, see on loogiline. Ja 4. elujõuliste koguduste üles ehitamine, vaimulik hoolekanne. See viimane võiks olla meile täna, meie kirikule täna huvitav jälgida, kuidas Paulus seda tegi. Nii, siis see oli see meie kaart, meie piiblist. Aga Saksa missiooni teoloog Georg Eichholz on geniaalne. Tema tahab ka ikkagi lahendada seda kaootilisust Vahemere maades ja ta ütleb, ta arvab, et võib-olla meil on vale kaart ees. Noh, meil on see satelliidikaart, eks ole, kosmosest tehtud pilt. Aga võib-olla Paulusel ei olnud niisugust kaarti käepärast. Mis oleks, kui me vaataksime antiikaja maailmakaarti? Kuidas maailm tookord välja nägi? Nüüd mul on üks antiikaja maailmakaartidest. Noh, neid on tehtud eri aegadel erinevaid ja väga naljakaid, aga see on üks tõesti, mis võis tollel ajal üks nendest kaartidest olla. See oli tolle aja maailm. Ja meile tuleb appi Rainer Riisner, saksa eksegeet, kes lahendab küsimuse ära, probleemi lahendab ära, jällegi Ebed Jahvega Jesaja Jumala sulase abil. Ja võrdleb seda geograafiat, mis on Jumala sulasel geograafiaga, mida Paulus püüdis saavutada ja osaliselt ka saavutas. Ja panin, ta võtab 2 teksti oma vahel, siin on need geograafsed punktid, Tarsus, Kilikia, Lüüdia, Müüsia, Bitüünia, Makedoonia, ma ei oska praegu teile näidata täpselt, kus nad on, leiate üles. Aga panin kõrvuti 2 kirjakota, Rooma 15, kus Paulus räägib oma plaanidest, oma käikudest, ja Jesaja 66. Ja need kohad kattuvad. Et see on juba müstiline teoloogia. Natuke nagu vandenõu teoloogia. Kuidas Paulus kordab vanu radasid. See võib ka olla väga lihtne lahendus, kui need rajad olidki need vanad rajad, ei olegi vahepeal uusi tekkinud, see võib ka nii olla. Kui hakkad Tallinnas minema Võrumaale, siis lähed ikka seda sama teed, mida keskajal käib. Palju erinevaid. Natuke siksaks, aga enam-vähem 1000 aastat vana või rohkemgi Tallinnas. Aga siin on siiski midagi huvitavat, seesama Hispaaniasse minna. Miks tal oli vaja minna Hispaaniasse? No mis ta sealt otsib? Maailma servast. Rooma oli ju maailma keskpunkt, aga tal oli vaja minna Hispaaniasse selleks, et ma oleksin kõikjal kuulutanud evangeeliumi. Ja nüüd tuleme tagasi selle kaarti peale
ja siis saab selgeks, mida Paulus tahtis või milleks ta oli kutsutud. Tema eluajal, nii kaua kui ta veel on elus, nii palju talle antakse Hispaanias, seda ilmselt ei jõudnud, ilmselt ei tea. Ei oleks tahtnud minna. Tema nägi enda ülesandena viia evangeeliumi kogu maailma, kuni maailma äärteni. Sellest tulenevad need geograafilised punktid, mida tema valis endale ja mis on ka seal Jesaja Jumala sõnas. See on niisugune teooria, mis on väga põnev. Ja nüüd lõpujutt on see. Apostel Pauluse missioni võrgustik. Ainult mitte üksi tegija, solist, kõigi ta oli kutsutud, eks ole, vagana missioniks ja ta sai aru, et ta tahtis viia evangeeliumit kõikidesse maailma punktidesse, kuhu vähegi pääses. Kaugele polnud minna, sest maailma servi tuli vastu. Suhteliselt väiksem ülesanne kui tänapäeval, meil on ju 6 kontinenti, mis läbi käinud. Nüüd Olroog nimetab Pauluse meetodit keskuste, sellest me rääkisime, ja kaastööliste missioniks. Seda esiletas keskused ja ka kaastöölist. Ja sellega osutatakse provintsi keskuste külastamisega, nendesse koguduste asutamisega ei olnud mitte ainult see territoriaalne aspekt tähtis, vaid võimaldas luua koguduste võrgustikku. See on võrgustiku meetod. Tänapäeva kommunikatsiooniteadus on jõudnud ka võrgustiku meetodini. See on hästi populaarne. Muidugi me saamegi praegu rääkida apostli Pauluse võrgustikust selle tõttu, et me oleme tänapäeval kommunikatsiooni teadmistest selle mõisteteni jõudnud. 100 aastat tagasi ei osatud niimoodi rääkida ega mõelda. Aga võrgustik seletab väga palju, kui kasulik ja hea on võrgustik. Ja nüüd vaatame siis seda võrgustiku meetodit. Esiteks, Pauluse rajatud kogudused, olgugi noored, muudeti nii kiiresti kui võimalik vastutavateks edasise missioni töö eest. Tähendab, võrgustikus on tähtsad need punktid. See on palju punkte nende vahelised seotud. See on ju see võrk. Selle võrgustik töötab niimoodi. Ja ta on tugev. Aju töötab ka niimoodi, sünapsid. Ajurakud. See on juba loomisest niimoodi. 100 aasta eest ei tulnud missionideoloogia selle peale, mis oli Paulusel omal ajal oli praktika. Läbi mõtestatud praktika. See oli kõrgemal tasemel kui 100 aastat tagasi teoloogide missionideoloogia. Need saab ka ilma teooriata asi ära teha. Nüüd praegu nüüd me märkame, kui tark see asi on ja see on, mida me võiksime õppida armsad venad. Nii, ja kui ta oli võrgustik, siis ei olnud enam ainult Paulusest sõltuv. Ta võis mõõga alla minna, kui tema aeg kätte tuli, aga tema töö jäi püsima. Teiseks, mida Paulus tegi, ja seda ta tegi üsna lausa karmikäeliselt. Kristlikud kogudused aktiveeriti missioni töösse. Ta tegi seda kohe. Kogudus oli paar kuud vana ja juba ta võttis kogudusest ära parimad inimesed ja saatis teise kohta, kolmandasse kohta, sinna ja tänna enda ette ja enda taha ja ta haaras koguduse kaasa ja mitte ainult ta võttis kogudusest inimesi oma sellesse kaastööliste ringi, vaid ta pani kogudused selle eest maksma, hoolitsema, varustama. Ja niimoodi siis ta võttis inimesed, delegeeriti Paulusult, aga kogudused pidid ka hoolitsema ja varustama. Kolmandaks, Pauluse kaastöölisi kokku, seesama Olroog loeb 60 isikut. Need 60 on Pauluse kirjadest kokku loetud. Me kujutame ette, et see ei ole veel kõik. No, absoluutselt. Ja, see ei ole kõik, aga 60 on juba märkimisväärne. Inimesi, kes olid mingil viisil Paulusega seotud või selle missioniüritusega seotud.
Muidugi neid liigitatakse, kui hakata vaatama, osa on täisajaga töötajad, missionärid, on siis pühendunud teoloogid, abilised ja on ka lihtsalt abilised erinevas aktiivsusastmes. 4. Pauluse kirjad kogudustele on koguduste võrgustamise meetod. Saadab kirju ka veel lisaks ühest kogudusest teise kogudusse, et neid ette loetaks ja sellisel viisil ka ühtlustatakse seda õpetust. Jagatakse piiblit, polnud ju. Evangeeliumidki polnud saada. Ja nii luuakse kirik kui organiseeritud Jumala rahvas ja Kristuse müstiline Juhu maailmas. 5. Ühenduse pidamine Jeruusalemmi emakogudusega. No sellest on palju mõelda selle üle, palju mõelda, järeldusi teha. Siin on midagi väga sügavat, ka peidus. Ta jäi ühendusse emakogudusega Jeruusalemmas. Ja kuidas ta seda tegi? Kogus siis neid humanitaarabi, nagu tänapäeval ütleme. Kogusid annetusi Jeruusalemma koguduse heaks. Ütleb, et me mõtleksime ka vaestele. Kas see nüüd oli vaesuse tõttu? No võib-olla oli näljahäda, lahendati, aga näljahädasid oli kogu aeg igal pool. Et me mõtleksime ka Jeruusalemma vaestele. Aga koos materiaalse abiga toob Paulus Jeruusalemma kaasa või saadab Jeruusalemma kaasa oma vaimuliku anni, vaimuliku saadetise. Ja need on paganatest pöördunud, kes on saanud Kristuse vendadeks ja õdedeks. Selle abisaadetisega ta tõestab, et evangeelium on vastu võetud ka teistes piirkondades. Ja toob selle anni, selle ohvri anni Jeruusalemma, mille kohta me lugesime just Jesaja raamatust, mis peabki niimoodi olema. Rahvaste toomine ohvri annina Jeruusalemma, Jesaja 60 ja 66. Nii et Jeruusalemma on tähtis koht ja mul on siin veel üks kaart, ma ei tea, kui tõsiselt seda võtta, ideoloogiline, aga asi on selge, Jeruusalemma on maailma naba, keskkoht. Ja kõik algab siit ja kõik läheb siia tagasi, kui veel võtta ilmutuse raamat juurde. Jeruusalemm tuleb sellisel viisil meie keskele. Ja ma siis siin lõpetan. Me teeme nüüd nõnda, et me võime praegu anda ka kohe mõne küsimuse jaoks aega ja tuleb meil siin veel teine kohvipaus ja pärast seda tulevad veel 2 sõnavõttu ja siis paneel. Värskelt võime anda ka praegu, oleme üsna heas ajas praegu. Ka selle küsimuse juurde, selle teema juurde, kuidas Paulus pani kogudused maksma, et vahetas siis templi maksu Jumala riigi annetuse vastu. See on sinu teema. Ja need elemendid kogunevad täna kenasti päeva jooksul. Kindlasti jääb palju materjali pärast, eks me pea seda praegu tegema, aga enne kui me läheme sööma, ma tahan instituudi poolt ja meie endi poolt ja meie juba mitu aastat toiminud tegelikult need Uue Testamendi konverentsid on toimunud 10 aastat ja Liina Kiremit, teoloogiadoktor, on nüüd varem neid modereerinud ka siis, kui viimasel 3 aastal on nagu missioon on olnud selleks teemaks, sest Uue Testamendi konverentsid võivad väga paljudel teemadel olla. Lihtsalt praegu on nii läinud, et viimased nagu 3 korda on olnud missioon, et Liinal on üks ilus ümmargune number säilinud. Me soovime sulle palju õnnistust ja seda head magusat, mis me sööma läheme, seda siis on sinu sünnipäeva puhul meile. Nii, aga teeme nüüd niimoodi, et tuleme 20
üle tagasi, ehk siis kell 15.20 ja eks me püüame seda kella vaadata ja koos olla ja siis sünnipäeva pidada. Milline tore üllatus. Aitäh.